Ja nüüd lähme me tarkvarablokiga edasi. Meil on kaks esinejat järelpanu, kes räägivad tarkvara teemadel. Üks neist ehk siis esimene, kelle ma praegu kutsun siia lavale, on Ilmar Pralla, Eesti ProExperdi disaini- ja tarkvaraarendusettevõttes, kes räägib meile sellest, kuidas rätsepa lahendusi tekitada ja mis on võlud ja valud just nimelt siis nüüd siis IT-ettevõtja poole pealt, sellepärast et valus on tellijal, see on juba niigi teada. Tänan. Tere päevast! Mina Ilmar Pralla, Eesti ühest vanimast tarkvara ja disaini ettevõttest ProExpert, me oleme 20 aasta tegutsenud. Ja nagu öeldi, mul paluti rääkida sellest, kuidas tellida tarkvara äri inimestele, mitte IT inimestele. Lühidalt meist, miks mul on põhjus siin teie juures täna rääkida, meie ettevõte keskendub tööstusele. Me teeme seadmeid targaks, paneme liikuma. Ehk et meie tegevuse fookus on see, et me õpetame elektroonikat, seadmeid käituma nii nagu vaja. Lihtsustatult me oskame mootorit sisse välja lülitada. Me paneme sinna külge kasutajaliidesed, olgu see siis mingisugune nuppudega paneel või me teeme interneti iseteeninduskeskkonna, kus meie suurimas käib päevas üle mitmesaja 000 kasutaja. Ja mida aeg edasi seda tihemini me teeme ka oma seadmeid targaks, ehk et paneme need andmeid koguma, analüüsima ja siis sellest iseseisvalt mingeid otsuseid tegema. Noppisin välja mõned meie kliendid, kes võiks sellele auditooriumile tuttavamad olla. Kes tahuks võib-olla välja tuua, on Taani suurim tööstusgrupp Danfoss Group, üks tuntumaid bioreaktorite tootjaid Applicon Biotechnology, Prantsusmaa Defense ja Aerospace ettevõtte Safran. Aga kuna meil on Eesti üritus, siis mõned Eesti ettevõtete Lux ja Metaprint näiteks. Mida me teinud oleme? Meie üks suurimaid töid on sagedusmuunduri targaks tegemine, ehk et siis sagedusmuundur on seade, mis käib tööstuslike mootorite külge, juhib mootoreid. Me oleme selle tarkuse teinud. Kui mootoritest rääkida, kui mitu mootorit kokku panna, siis saab tootmisliine teha ja hetkel suurusjärgus umbes iga 4. maailmas paigaldatav õlletootmisliin sisaldab väikses osas ka meie tarkvara. Seda ka Eestis, et ma usun, te olete kõik maitsenud ProExperdi tarkvara maitse ja kõlut. Mootorid on mõned valdkonnad veel, kus me oleme sees olnud, ventilatsioonid, suuremahulised. Maailma üks juhtivaid kraanatootjaid Liberer kasutab jällegi natuke ka meie tarkust. Bioreaktorid on asi, mida täna on natuke vale auditoorium, aga toiduainetööstused kasutavad ja teadlased kasutavad ja see konkreetne mudel on, selle juhtimissüsteem on meie tehtud. Tulles lähemale mööblile, oleme koostööd teinud ka Taani aktuaatorite tootjaga Linak ja nendega koos siis teinud äppidega juhitava voodi. Ei ole väga kindel, et selliseid on maailma vaja, aga me oleme teinud natuke huvitavam projekt vooditest, mis me tegime Eestis suhteliselt hiljuti. Tegime ühe voodi selliseks, et ta jälgib, kus kohas magaja magab, proovib sellest aru saada, kus ta täpselt asub ja mis on see selili, kõhuli või külili ja vastavalt siis muuta madratsi jäikust ja tagada ergonoomika ükskõik kes ja kus magab. Ja kuna täna on tootmisjuhtimise blokk, siis ka Eesti ettevõtetega tootmisjuhtimise tarkvara oleme teinud. Samas rätseplahenduste vastand on valmis tooted, karbitooted ja ka neist natuke oskame rääkida, oleme juba 10 aastat SAP ja Atlassiani tarkvaratoodete müüa ja paigalda Eestis. Aga teemasse. Tarkvara rätseplahendused. Alustuseks, mis nad on, miks nad head on. Nagu nimigi ütleb, rätseplahendus on unikaalselt teile, just teie nõuete järgi tehtud tarkvara. Ainult teile, mitte kellegile teisele. Miks ta hea on? Definitsiooni järgi juba ta vastab teie nõuetele, kõigile ja täielikult. Kui te ostate karbitoote, siis väga suure tõenäosusega te leiate karbitoote, mis vastab paljudele nõuetele, aga alati mitte kõigile. Ja täiesti kindlasti leiate te karbitootes palju funktsioone, mida te ei vaja. Sellega seotud teile endale tehtud tarkvara saab ja peab toetama täielikult teie äriprotsesse. Valmis lahendused
alati seda ei tee. Võivad, absoluutselt kindlasti võivad, aga ei pruugi. Teie enda jaoks tehtud tarkvara, teie kontrolli all olev tarkvara, seda te saate muuta ja täiendada nii, nagu teie äri muutub, nii nagu teie tooted muutuvad, nii nagu teie protsessid muutuvad, siis kui teil on vaja. Kui te kasutate litsenseeritud valmistoodet, siis puudub teil kahjuks igasugune kontroll selle üle, kuidas ja millal seda uuendatakse, täiendatakse või muudetakse. Kui te kasutate oma enda IT-partnerit, siis on teil alati olemas personaalne tarkvaratugi. Kui teie 24/7 tootmine sõltub suures osas tarkvarast ja teil laupäeva öises vahetuses midagi juhtub, siis Karbi tootel on suhteliselt raske saada kiiret supporti inimestelt, kes mõistavad kogu teie tarkvara arhitektuuri, kogu teie protsessi. Kui teil on oma toode, siis niisugune support on kindlasti olemas. Ja lõpetuseks, teile endale tehtud tarkvara on teie oma. Ehk et kui te tahate seda muuta, nii nagu teil vaja on, te saate seda. Kui te tahate oma IT-partnerit vahetada, siis toode jääb teile, te saate IT-partnerit vahetada. Te saate oma toodet edasi müüa, kui teil selline võimalus tekib. See on teie oma. Karbi toodet, see kuulub alati tootjale ja teie sellega midagi teha ei saanud. Samas, valdav enamus tarkvarast, mida müüakse maailmas, on valmis lahendused. Seega sellel peavad ka ilmselgelt mingid eelised olema. Alustuseks valmis lahendus, nagu nimigi ütleb, on valmis. Ja kui teil tarkvara vaja on, siis tavaliselt on teil vaja tarkvara täna, mitte aasta pärast. See on ilmselge eelis alati, kui teil on kiire, siis valmis lahendused on alati väga palju kiiremad. Samuti nad on väga palju odavamad. Selle lihtsal põhjusel, et seda valmis lahendust on lisaks teile müüdud veel 100 ja 1000 ettevõttele. Oma tooted maksate täies ulatuses üksi kinni. Valmis lahendus on tehtud professionaalide poolt. Kui te hakkate tarkvara arendama, siis te kindlasti võtate endale pädevad IT-partnerid, aga teil jääb alati väga suur vastutus selles osas, mis valmis saab. Teie tellite, teie ütlete, mis peab valmis saama. Kui te ei taha seda vastutust võtta, siis selleks on karbitootjate tootjad või tegijad. Valmislahendusel on palju kasutajaid lisaks teile ja tänapäeval see tähendab seda, et internetis on kindlasti mitmeid foorumeid ja kommuune, kus on inimesed rääkinud, kuidas seda tarkvara kasutada on. Kindlasti keegi on kirjutanud, kuidas seda kasutada just sellises situatsioonis, nagu teie vajate. Te saate kogemuse ennem, kui te midagi ostate. Ja palju kasutajaid tähendab seda, et see lahendus on väga põhjalikult testitud, mitte tarkvaraliselt testitud, vaid tegelikus elus testitud, kas see toetab protsessi, kas see toetab tootmist, kas see ühildub teiste lahendustega, mis teil on. Kui te tellite oma lahenduse, ennem kui see teile üle antakse, loomulikult seda testitakse, aga testitakse teda ainult nii palju, et kas ta teeb seda, mis nõuti, et ta teeb, mitte seda, et kas ta on vajalik või kasulik. Seega, kui kokku võtta, et millal üldse hakata mõtlema iseenda tarkvara lahenduse tegemise peale, esimene soovitus on see, et kontrollige, kas te leiate oma nõuetele vastava valmis toote. Kui te vähegi leiate, isegi kui see ei ole päris okei, kui sealt on natukene puudu, mõelge, kas teie oma tootmise protsesside natukene ümber tegemine ei ole mitte odavam, kui asuda ühele pikale jokkalisele tarkvaraarenduse teele. Kui te leiate enam-vähem sobiva valmis lahenduse, see on igal juhul väga palju parem teile kui oma toote tegemine. Samas, kui te leiate viisi või koha, kus tarkvara annab teile olulise konkurentsi eelise, toob teile sisse rohkem raha, kui tarkvaraarendus maksab, siis tasub seda teha. Mulle endale meeldib väga selline Eesti ettevõte nagu Polefloor. Ei ole väga teie valdkond on põrandatootja. Toodab põrandaid, laudpõrandaid. Aga selle asemel, et teha ristküliku kujulisi sirge äärega põrandaid, teevad nemad lainelisi joonega põrandaid, nii nagu laud neile majja tuli. Selleks nad skaneerivad kõik lauad, mis neil laos on, ja kui neil antakse ette, et on vaja täpselt sellise kujuga, sellise mõõduga põrandaid, neil on tarkvara, kes paneb laos olevatest laudadest pusle kokku. Sellise pusle, et selle lõikjoon on võimalikult looduslik. Ja tänu sellisele tootele nad saavad küsida väga palju raha. Kuna nad kasutavad tarkvara, nad saavad pakkuda kallist toode. Kui teil on selline case, jah, absoluutselt, teie oma tarkvara on põhjendatud. Sama jutt, tarkvara võib pakkuda teile kokkuhoidu, olgu see väiksema laomahu poolt, optimeeritud tarneahela poole pealt, tootmises vähem kulunud tööjõu või tööaja pealt. Kui see toob teile raha sisse, siis võib-olla on tõesti mõtet oma tarkvara lahendust teha. Ja kõige rohkem pöördutakse meie poole olukordades, kus ettevõtte tegevus, olgu see toode või protsess muutub väga tihti või kiiresti, ettevõtte omanikud teavad, et see muutub väga kiiresti. Sellisel juhul samuti on võib-olla mõistlik teha oma toode.
Samas, kui te tõesti kavatsete oma tarkvara lahendust teha, siin on üks arvamus, mis juhtub. Carter pakkus, et teil on 25% tõenäosus, et teie tarkvara projekt hävineb. Hävineb selles mõttes, et ei saa valmis õigeks ajaks, ei saa valmis õige eelarvega või siis ei saa valmis sellises funktsionaalsuses, nagu taheti, või saab valmis, aga te ei kasuta seda mitte kunagi. Definitsioon on erinevad, on ka mitmeid nimekaid väljaandeid, kes ütlevad, et see läbikukkumise tõenäosus on 30-40, võib-olla isegi 50. Igatahes riskid tarkvaraarendusega on suured. Mõned põhjused, miks tarkvaraarendused läbi kukuvad. Alustuseks vabandus, ma olen siit väga palju välja jätnud. Esimesena peavad alati peeglisse vaatama tarkvara arendajad, aga kuna ma täna räägin ettevõtjatele, kes tarkvara tellivad, siis mõned riskid, mis tulevad teie poolt. Esiteks kogu lugupidamise juures, kui te annate tarkvara partnerile ette ärinõuded, siis need ei ole korrektsed. Mitte kunagi. Mitte sellepärast, et ei teaks oma äri, mitte sellepärast, et ei ole oma vajadusi põhjalikult läbi mõelnud, vaid sellepärast, et see, millist tarkvara on vaja, selgub siis, kui te seda kasutama hakkate. Seda ette planeerida 100% täpsusega, 100% on liialdus, isegi 75% täpsusega on väga-väga raske. Mistõttu see, mida vaja oli, selgub väga tihti tegemise käigus. Siis, kui te saate tarkvara jupikaupa kätte, te näete seda, te hakkate seda kasutama, siis selgub, et kas teil on kirjeldatud põhiprotsess, aga mingid corner case'id, äärealad on kirjeldamata, selgub, et kui juba selline tarkvara on, siis saaks teha teie protsessi veel paremaks, aga selleks on teistsugust tarkvara vaja. Tihtipeale ärivajadused on keeruline küsimus. Teine probleem meie poolt vaadates on see, et meie teenust tellivad äriomanikud. Nad annavad meile ette, mis nad tahavad, nad peavad meiega läbirääkimisi ja kui käed on löödud, annavad meid üle oma IT-töötajatele või ostuosakonnale või mõnele projektijuhile, kes teab, mida tahetakse, aga ei tea väga täpselt siiski, kuidas see ettevõte toimib, kuidas seda tarkvara kõigis oma osades kasutama hakatakse, mis on tähtsam, mis tuleb kõige esimesena teha, mis tuleb esimesena tööle panna. Kui selline inimene äri poole pealt on puudu, siis me saame teile midagi valmis, aga tõenäoliselt see inimene, kes lõpuks otsustab, kuidas seda kasutate, tema ei saa seda, mis ta tahtis või vajas. Selleks, et teha head tarkvara, peab absoluutselt kindlasti kogu protsessi jooksul väga palju aega panustama teile väga väärtuslik töötaja, keda te tahaksite kasutada äri tegemisel, mitte tarkvara arendamisel. Ja lõpetuseks üks hull lugu, mis kipub tihtipeale tarkvara arenduse projektidega juhtuma, mida te kindlasti olete kogenud, kui te olete tarkvara arendanud, on see, et tarkvara hind muudkui kasvab. Ja kui ta on kasvanud, siis mis ta teeb? Ta kasvab edasi. Ja kus see tuleb? Kui see kipub tulema, on tihtipeale selline väike pisiasi, et tellijad tahavad teada, kui palju ühe või teise asja tegemine maksab. Ja nad väga harva teavad, kui palju nad selle funktsionaalsusest raha teenivad. Me räägime ainult ühest poolest võrrandist. Tihtipeale ei teata, kuidas ühe või teise funktsiooni lisamine tarkvarale, kui palju see teile raha sisse toob. Mingi kõhutunne võib olla, aga see kipub väga ümmargune olema. Nüüd, kui me teame riske, kuidas siis teha ühte head tarkvara? Õigemini, mida saate teha teie selleks, et teie tellimutud tarkvara loodetavasti õigel ajal valmis saab? Esiteks, väga raske üle rõhutada, et uue tarkvara tellimine peab olema läbimõeldud mitte ainult tasandil, et mida te teile võiks anda, vaid te peate olema jõudnud numbrini. Kui te saate sellise tarkvara, siis aasta jooksul te teenite nii palju rohkem raha. Kuniks see tunne, kuidas te kasutate tarkvara, mida teile sellest saate, jääb kõhutundeks. Siis kahjuks kõik järgnevad otsused, milliseid funktsionaalsuseid teha esimesena, mida teile esimesena üle anda, mis on kriitilisem, mis peab paremini töötama, mis võib kannatada. Neid otsuseid on hirmus raske teha. Seega, kui te tellite tarkvara, andke meile ka palun väga hästi teada, millist äri te teete, kuidas see toimib, kuidas tarkvara seda toetab, mida te tahate, et tarkvara muudaks teie äris ja kui väärtuslik see teil on. Kui te hakkate tarkvara tellima, siis te tõesti kindlasti otsite endale partnerid. Seda te teete kõik, see on lihtne. Samas, palun võtke IT-firmasid endale tõesti kui partnerid, mitte kui allhankijaid.
Erinevus on lihtne. Allhankijatele te ütlete ette, mida teil on vaja, et tehtaks. Partnerile saab ära kirjeldada, mida teil on vaja, et juhtuks. Ja sealt saada edasi ettepanekuid, kuidas seda võiks teha, mis järjekorras seda asju võiks teha, kuidas need võiks valmis saada ja kasutusele võtta. Ja seda mitte ainult siis, kui planeeritakse. Planeerimisfaasis tihtipeale isegi alguses on konsultant võetud, kellega koos arutatakse, tehakse mingi plaan valmis. Aga samas kogu arendusperioodi jooksul see plaan kipub muutuma. Seega konsultant või partner saab anda nõu kogu pika arendustsükli vältel. Nagu öeldud, selleks, et saaks teha hea tarkvara toote, mis vastab teie nõudmisele, on tarkvara partneril vaja, et teie poolt oleks väga väärtuslik teie ettevõttele väga väärtuslik isik meie käsutuses. Inimene, kes teab väga hästi, kuidas teie äri toimib, kuidas teie protsessid töötavad, mida tarkvara peab toetama, kuidas ta peab toetama, mis kohad on kriitilised, mis ei ole kriitilised. Ja meil on vaja seda inimest absoluutselt kindlasti iga nädal mitu korda, kui mitte iga päev. See on suur tööjõukulu ja tõenäoliselt väga väärtusliku inimesel väga suur kulu teie jaoks ja tavaliselt ei ole planeeritud seda tarkvara arendusele IT-partnerile võimaldada. Aga kui me ei tea, mida teil on iga päev, kui me ei saa igapäevaselt küsida, mida teil on vaja, siis jällegi väga raske on seda teile pakkuda. Võib-olla kõige olulisem ettepanek või asi, mida mõelda, on see, et tarkvara saab valmida väga väikeste, väga kiirete sammudena. Umbes poole meie käibest me saame tarkvaraarendustest, kus me anname tarkvara kliendile üle iga teine nädal. Klient saab iga teine nädal mingi väikse funktsionaalsuse, mida ta oma tootmises, oma äris kasutab. Me ei pea tegema, me ei tohigi teha 2-aastast tarkvaraprojekti, planeerida töö 8 aastaks ära, minna metsa ja siis tulla 2 aasta pärast tagasi teile midagi üle anda. Sellisel juhul see absoluutselt kindlasti ei tööta nii, nagu teil vaja oli. Selle asemel te saate nõuda oma partnerilt, et te saaksite töötava tarkvarajupi, olgu see iga mõne nädala tagant korra kuus, mitte harvemini kui 2 kuu tagant. Miks see hea on? Väga mitmel põhjusel. Esiteks te hakkate oma rahalt tulemust saama, oma investeeringu peab tagasi teenima, mitte arendusprojekti lõpus, vaid juba alguses, suhteliselt alguses. Teiseks, teie kasutajad testivad tarkvara mitte ühe suure tükina koos ja lõpus, vaid kogu selle tarkvaraarenduse projekti vältel. Ja kui midagi hakkab metsa minema, kui me oleme üksteisest valesti aru saanud, siis ei tule välja lõpus, vaid see tuleb välja võimalikult vara. Kolmandaks, kui tarkvara antakse töösse väikeste tükkide kaupa, siis need inimesed, kes teil seda tarkvara kasutavad, tihtipeale liinioperaatorid või inimesed, kes ei peaks igapäevaselt liiga palju tarkvaraga vaeva nägema, nad saavad seda kasutusele võtta pisikeste muudatuste kaupa. Nad ei pea käima 3 päeva koolitusel, kogu tootmine ei pea ära olema. Tarkvara saab kasutusse anda ilma suuremate vaevadeta pidevalt. Kui te teete nii, et teil antakse tarkvara üle iga, ütleme, paari nädala tagant või korra kuus, siis mis juhtub on see, et hakkate juba alguses väga tihedalt saama tagasisidet. Üks asi ei tööta, midagi on puudu, tegelik elu ei käi päris nii, nagu alguses planeeriti. Saate tagasisidet. See on väga hea, mida ta võimaldab, on muuta seda, mida te tellite, mida peabki tegema. Kunagi ei saa oma ülesannet lukku lüüa 8 aastaks, ülesanne saab areneda vastavalt sellele, kuidas teie töötajad näevad, mida te saate ja mida teil tegelikult vaja on. Kasutage seda tagasisidet, andke meile üle. Aga tagasisidega on üks jällegi tohutu rahaauk. Nimelt, mis kohati juhtub, on see, et tellija annab tarkvara ettevõttele üle kogu tagasiside tervikuna. Kõik parandusettepanekud, mis kasutajatel on, sealhulgas ka selle, et see punane nupp on liiga punane või midagi ei käi nii kiiresti, kui peaks. Ja see antakse üles võrdsena ülesandega, et aga tegelikult meil oleks vaja ühendada tootmise juhtimine laoga või CRM-iga. Tellija asi on siinkohal prioritiseerida, milliseid asju teil on üldse vaja, millist kasutaja tagasisidet üldse tuleks arvesse võtta, mida tuleks teostada ja millises järjekorras tuleks uusi funktsionaalsuseid töösse võtta. Mis vastasel korral juhtub, on see, et mida kahjuks nii mõnigi ettevõte on näinud, et tarkvaraarendus maksab lõputult palju ja sellest on väga vähe kasu, kuna vajalikud asjad on kuskil tulevikus.
see prioritiseerimine on alati kliendi vastutus. Ja lõpetuseks viimane asi, millega tuleks arvestada algusest peale, on see, et te vajate tarkvara tuge. Ehk et minu keeles öelda, te maksate meile kogu selle aja, kui te seda tarkvara kasutate. Miks? Hea põhjus on see, kui teil äri muutub ja teil on vaja täiendusi muudatusi, siis te saate selle raha eest midagi. Tegelik elu on see, et teie tarkvara, see, mille te olete endale loonud, mida toetate ainult teie, see töötab mingis serveris, mingite operatsioonisüsteemide peal, olgu see Linux, Windows, Mac, mis iganes. See operatsioonisüsteem muutub iga aasta. Microsoft laseb iga aasta uue Windowsi välja. Te kasutate oma tarkvarale ligipääsemiseks mobiiltelefone, iOS ja Androidi või veebibrauserit. iOS ja Android muutuvad samuti iga aasta. Veebibrauserid muutuvad tihemini kui korra kuus ja nad isegi ei ütle teile, et nad uuendusi installivad. Ja iga selline uuendus võib paratamatult viia selleni, et see tarkvara, mida te olete algselt endale tellinud, ei tööta enam selle operatsioonisüsteemi peal või see ei ole enam selle brauseri pealt ligipääsetav. Kahjuks see nii on. Sellega tuleb arvestada ja seetõttu te vajate tuge. Kui kõik eelnev kokku võtta, siis kolm mõtet, mis võib-olla võiks meelde jätta. Tarkvara rätsepa lahendus on täpselt sama asi, sarnane nagu rätsepülikonna tellimine. See on kallis, aga ta võib sulle väga hästi sobida. Kuluta see kallis raha ainult siis, kui sa tõesti vajad seda väga hästi sobivat ülikonda. Sul on vaja partnerit, ära võtta allhankijaid, kellele sa ütled ette, mis teha on vaja, võtta partnerid, kes sinuga koos mõtlevad ja proovivad kas sinuga planeerida, kuidas sa saad, millises järjekorras saad tarkvara nii, et sellest sulle kõige kiiremini, kõige rohkem kasu oleks. Ja lõpetuseks, tee tarkvara väikeste sammudega, ära lase oma itimehi aastaks metsa ära ja siis sa imestad, mis sa said. Nõua, et sulle antakse tarkvara üle iga teine nädal, iga 3. nädal. Võta see kasutusse, anna oma töötajatele. Ja siis sa tõesti saad sellise asja, mida sinu töötajad kasutavad ja millest sinu ärile kasu on. Aitäh! Aitäh! Teate, mul on nüüd üks raske moment praegu, sellepärast, et iga kord on mul midagi küsida. See kord on mul küsida küll, aga mitte esineja käest, ainult enda käest. Ma olen olnud alates 90. algusest korduvalt täpselt selles rollis, kus ma olen olnud loll tellija, alaarenenud täitja ja lõpuks näinud ka, kuidas süsteemis, üleilmses süsteemis $100 miljoni eest kirjutati puhtast oma lollusest tarkvara maha. Ja te kuulsite õiget numbrit muus, sellepärast, et algselt eksiti kõikide põhitõdede vastu ja lõpuks oligi, et suures süsteemis läksid ka numbrid väga suureks. Maksis muidugi ka väga paljudele inimestele ametikohad ja maksis ka aktsionäridele, börsil aktsionäridele väga suure summa raha veel täiendavalt, eks ole, kaotatud aktsiaväärtuses. Ehk siis tegelikult ainuke küsimus ongi, et miks seda kõike nii-öelda enne ei tea, kui sa asud tellima, abi paluma, koostööd arendama. Raske öelda. Samas kusjuures naljakas lugu on see, et tegelikult ei teata, aga täiesti teises valdkonnas. Kui te oma enda toodet arendate, siis te ei löö ju seda arenduse, tootmise, kohandamise ja turule toomise plaani kunagi 8 aastaks lukku, kindla eelarvega ei muutu. Kui te oma enda tooteid arendate, siis ometigi käitute täpselt nii, nagu just sai räägitud. Te liigute väikeste sammudega, kohanete nii, nagu tagasiside on, täpselt sama. Ehk siis tegelikult midagi muud ei olegi, kui ekstrapoleerida oma enda nii-öelda arenduskogemust, aga lihtsalt nii-öelda tootearendus on tootearendus. Tarkvara on uue toote tegemine. See on päris hea retsept. Aitäh! Oli meeldiv. Aitäh!